Täita Canvas sellist töölehte, kus tuleb õiged vastused joonega ühendada. Kui sul on tööleht selliselt, et kõik kihid on lahtiselt, siis esimene samm on lukustada kõik elemendid. Kõige lihtsam viis selleks on sellises vaates, kus sul on all pisipildid, klõpsata 3 täpile pisipildi peal ja leida siit selline valik nagu lukusta leht ja seejärel lukusta selline tabalukk, mis on kinniselt. Ja nüüd elementidele klõpsates me näeme, et miski ei liigu paigast. Ja taas ja klõpsates saan lukust lahti teha. Nüüd, number 2 variant on klaviatuuril vajutada alla korraga Ctrl ja A-klahv. See teeb aktiivseks kõik elemendid. Ja seejärel leia taaskord lukustamise märk. See on nüüd elementide lukustus, mitte lehelukustus, kuid funktsioon on täpselt sama, miski ei liigu paigast. Aga kuidas sa lahti saad? Selleks tuleb minna kihtidesse. Eesti keeles asend, inglise keeles position ja hoiad shift klahvi all, selline noolega üles klahv klaviatuuril. Teed kõik kihid aktiivseks, parem hiireklõps ja ava lukust. Täpselt samamoodi saad ka siit tegelikult lukustada. Nii et lukusta nii, nagu sa oskad, lukusta elemendid ja seda siis sellise näite puhul, kus me hakkame siia töölehele jooni tegema. Ja ka jooni saab teha 2 moel, küllap ka rohkematel viisidel, kuid näitan kõige lihtsamaid meetodeid. Esimene variant on leida pealmenüüst selline nupp nagu tööriistad, inglise keeles tools ja seejärel punane pliiatsi märk. Kasutada siis joonistusfunktsiooni. Kui sul on puutetundliku ekraaniga seade, näiteks tahvelarvuti, siis saad ka näpuga neid jooni tõmmata, mis on võib-olla lastele palju mugavam viis. Nii, ühendame vaatralehe vaatra nimetusega ja kaaselehe. Kui nüüd miski läheb valesti, saab klõpsata kursorikoonile, klõps peale ja saab siit kustutada või siis joonistusfunktsioonil on ka kustukas, aga vahet ei ole, kumba kasutada, kumb meeldib. Kui last ajab väga närvis joone tõmbamine, tuleb siis kõver või ei saa õigesti ühendatud, siis on võimalik ühendada ka sirgjoonte vahel, sirgjoontega. Selleks tuleb jälle klaviatuuri klõpsata. Leia klaviatuurilt L-täht. Klõpsa peale tekib joon ja nüüd võta joone otsast kinni ja ühenda. Kumb endale siis meeldib. Ja joont saab ka dubleerida. Ja täpselt nii lihtne ongi. Ka jooni saab kustutada, klõpsad lihtsalt joone peale ja klaviatuuril kustutamise nuppu. Või kui sa klõpsad joonele, leiad siit prügikasti. Et võib vaadata, mis variant lapsele paremini sobib, sõltub palju vanusest. Canvas täitmise eelis on kahtlemata see, et laps õpib tundma ka Canva programmi. Eks loomulikult kõik vanemad tahavad piirata ekraani aega, aga kui juba ekraani kasutada, siis miks mitte õpitegevusteks ja teha selliseid töölehti, mis lapsele meeldivad. Kui sa tahad saada need töölehed, nii et sa ei peaks ise kujundamisega vaeva nägema,
ei tea, kas keel on sassis natukene. Siis Canva kooli e-poes pood.canvakool.ee leiad selle sama komplekti. Hetkel on soodushinnaga 3,40. Komplektis on ka õiged vastused. Kus on õiged vastused õige vastustega. Leht, siis pildikus puude nimetusega ja sellised põnevad lisaküsimused, mille puhul siis saab ise otsida vastuseid. Näiteks, milliste puude puidust tehakse mööblid. Aga proovi neid nippe, need on väärt nipid ka siis, kui sa ei täida töölehti. Kuidas Canvas töölehti täita, sõltubki väga palju konkreetsest töölehest. Praegune näidis on konkreetselt siis joonte ühendamisega mõeldud tööleheks. Tänan kuulamast ja proovi järele, anna teada, kuidas nipid töötasid.